like the ones I used to love. Where those treetops listen, children listen. Sleigh bells in the snow, I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card. May your days be merry and bright. Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops listen and love to hear. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May those days, may your days be merry and bright. But we have it right. Seal on meil ka üks foto või selle taga, selle taga vaadata. Tuleme sisse poole. Et nii-öelda kui tulla siis sisse nii-öelda Flookasjärve majamuuseumisse, et siis natukene mänguliselt on ka esimene selline fotoseeria, mida on võimalik näha, 5 fotosoon, need pealkirjad välja kasvanud, on kodututest inimestest. Ehk siis tuua ka nii-öelda see teema siia sisse. Sotsiaalsus on üle. Nagu näete, siis piltide peale kujutatud kodukaartunud inimesi, ehk siis sellises võtmes, et nemad kannavad koduteed endaga kaasas, ehk siis enda peas. Ühel poolt on seda nagu idealiseeritud nende sellist nomaadlikku eluviisi, et näiteks nagu sellel pildil seal on näha, et nad saavad olla sellel üksikul saarel, tuleb see kodu kasvab välja. Või siis siin teie selja taga on näiteks metsas nii-öelda üksikuna niimoodi horisondil. Et ühelt poolt nii-öelda võilistab seda sellist nomaadlikku eluviisi ja teisalt muudab selline ühelt poolt millest turvatunnet ja soojust pakkumise kodu peas, aga muudab neid natuke selliseks koletuseks võib-olla. Et siis selline sotsiaalselt selline teema on sees. Siis nende mis siis ongi, et kujutab nii-öelda siis mina, ma ei ole maja omanikuselt, vaid maja haldaja praegu. Et siis selle maja haldajana mul on ka erinevad sellised hirmud ja omad probleemid. Et ma olen siin üles kaardistanud 16 erinevat võimalust, mis selle majaga võib juhtuda. Et ikka, et kui ma siin öösiti nagu näen neid selliseid unenägusid ja ka päeval või kui ma lähen kuhugi ära vahepeal, siis kardan, et mis võib juhtuda. Et siin ongi näiteks mingid näited, et tuleb äike lööb sisse või tuleb 9/11 või tornado tuleb viib maja ära või tuleb tulekahju, ufod tulevad, kuu kukub sisse, üle ujutus
soditakse täis või siis praegu populaarne see, et Põhja-Tallinnas tahetakse üle magistraali teha, näiteks siin, et võetakse maja maha ja liigutakse veel. Või siis, kui tulevad sugulased tagasi ja näiteks tahavad maja osa maha võtta, ehitavad puulmaja selliseks kõlavas majas. Sellised erinevad stsenaariumid. Lähme edasi. Me teeme siis kiire tuuri, pärast saab meil vaikselt neid asju vaadata. No meid on nii palju, siis ei mahu väga olema. Siin koridoris on meil häbipost, ehk siin on siis näha, et kõik kommunaali- ja üürivõlglased on meil ka ära kajastatud. Saame edasi siia koridorisse, siis võib sisse minna ja et rohkem mahuks, siis lähevad osad korterisse sisse. Et siin on meil siis tegemist videoinstallatsiooniga, mis on tegelikult üle 20 minuti pikk, aga me oleme natukene siin praegu natuke räägime. Siis selle videoinstallatsiooni pealkirja Me oleme teel. See oli tegelikult eelmise aasta Köhler Prize näitusel ka üleval, kui te käisite EKKM-is. Et mina olin üks Köhler Prize'i nominentidest eelmine aasta ja võitsin sellega ära. Üks nendest töödest oli siis see. Ja nagu pildil näete, on siis tegemist sellega, et tuletõrje auto sõidab mööda Tallinnat ringi. Ta on täis võimsusel, et siis nagu peab kuhugi suunduma sellesse kriisikondesse, tuled põlevad, aga vastupidiselt sellele, et muidu kõik teised autod olevad tavaliselt tuletõrjeautole teed, siis siin on vastupidiselt niimoodi irooniliselt on see, et kõik teised autod mööduvad ja tuletõrjeauto miskipärast liigub nagu kõige aeglasemalt. See vihjaka sellele pealkirjale, et me oleme teel, ehk siis et see tuletõrjeauto ja see ei räägi ainult sellest, et mina elan siin puumajas ja ükskord kui läheb põlema, et siis kardan, et tuletõrjeauto muidugi tuleb ja jõuab kohale. See osaliselt on inspireeritud sellest Pelgulinna rajoonist ja Puumäe rajoonist, aga see räägib ka tegelikult sellisest üldfilosoofilisest teemast, et ka meie poliitikud armastavad öelda, et järgmine aasta me tõstame palku ja kunagi jõuame sinna 5 parima riigi hulka ja kunagi tõstame pensioneid, et ollakse alati teel mingisuguse nagu sihini ja mingisuguse probleemi päästmiseni ja parima tulevikus ollakse alati teel, aga see kohale jõudmine on küsimärgi all. Et siia võite ka pärast tulla tagasi vaadata, et millega see lõpeb, kas nad jõuavad kes ei ole näinud, ja ma soovitan ka vaadata, et selle sai Köhler Prize'i eelmine aasta ka see video eest, et selles mõttes ma arvan, et tasub vaadata küll, jah. Aga lähme praegu võib-olla siia korterisse edasi, vastaskorterisse. Näete siin korteri Eva meil siin üleval. Tuleme sisse nii palju, kui meil mahub siia. Korterid on meil siin majas natuke väiksed, et kõik ei mahu ja sisse ka kahjuks. Selline tööliskorterid on, et ega neid ei olegi väga suureks ehitatud ja kunagi elasid siin väga paljude perelised pered. See on praegu lahe, et ma saangi ära monteeritud nagu, et selle video nagu niimoodi saab kohe otse panna.
mahtuma. Et siis siin korteri toas asub meile pika installatsioon Aadama aed. Et tegemist on selle aiaga, muuseumiaiaga, mida näete ka, kui vaatate siit aknast välja. Et see aed on nii-öelda siia kaardistatud ära. Ja siis, kui see aed oli talvel, kõik lumi kattis seda, üleni valge oli, siis mind kui sellist maalikunst mudelit, siis ta nii-öelda inspireeris kui sellist nagu lõuendi nagu ülgustab mulle. Ja ma tahtsin seda kohe nagu ikka, kui midagi hästi valget ja puhast, tahan kohe nagu midagi ära lükkuda, midagi peale teha, märgistada. Ja siis, kuna ma ei ole ammu ka maalinud, siis ma otsisin maalijate puhkust üles ja ma leidsin ainult kollakamad toonid, värvid. Ja ma hakkasin siis nii-öelda neid sellist abstraktsete laikudega, üritasin seda nagu täita. Ja üritasin nagu sellist maalida nii-öelda seda. Ja ma olengi nii-öelda üles dokumenteerinud selle sellise fotodena kuulda, siis need lumi ei jää alles. Ja siin on natuke sellise kriminalistliku pilgu läbi on nagu üles dokumenteeritud ja see nagu räägib võib-olla sellest ka, et sisehoov, et siin on majas on mitu elanikku, et see on ikkagi selline poolavalik ruum, et nii-öelda selle ruumi enda omaks tegemisest ja nii-öelda märgistamisest ja natuke nagu graffiti-laadne asi ka, et tahta öelda, et mina olin siin või siis nii-öelda märgistada selle mingit territooriumi enda omaks seda teha. Et seda võite tulla ka pärast nagu lähemalt vaatama, siis siin on veel mingid sedeleid, mis viivad ka mõtteid kusagil mujale ja see natukene on ka seotud selle elaniku, kes siin elab, kes on ametilt arst, et siis on näha siin ka erinevaid sellised arsti, nii huvitavaid objekte, et saate tulla pärast siis lähemalt muudega. Aga lähme edasi praegu. Meil on olemas mingi koduloo, nii aga meil koduloo, meil on selline hiir, kes jookseb siin edasi tagasi. Ärge karke teda. Siis on õuga niimoodi. Et siis muuseumi atribuutikas, ma unustasin alguses mainida, et meil on see muuseumi kohvik ja pood, keda osad juba märkasid, et seal on siin õues on meil muuseumi atribuutikas lasteaed, kus saab siis seal kuulis saavad lapsed küttesuude mängida ja siis siin autokastis on meil piivakast. Ja siis on meil vabaõhuinstallatsioonid siin. Esimeseks on see skulptuur pealkirjaga ilmutus, et eelmine aastaga oli suur torm, siis kukkus siia aeda meile selline puuops, mis oli sellise pintslikujuga ja minule automaatselt kui sellise maalikunsti taustaga inimesele ilmutas see taevas kukkunud objekt seda, et ma pean siia oma maja muuseumi rajama. Et see oli nii-öelda märk nagu selgest taevast mulle. Nagu ikka igas majamuuseumis, nii on ka meil on nii-öelda peategelane kipsi valatud, et siin on siis näha minu portreed, pealkirjaga elava kunstniku portree. Ja selle taga asub meil suur nii-öelda monumentaalmaal, ehk siis maastikumaal pealkirjaga. Ja seda on tegelikult kõige parem mitte üldse lähemalt vaadata, nagu ikka suuri asju, vaid üldse seal teise ja kolmse korteris paremast poolsed. Et see on tegelikult tehtud ka sellepärast, kui mina olen seal teise korteri parema poolses korteris, et siis see vaade, mis mul sealt aknast avanes, kui siin muu on nagu ümberringis nii ilusad sellised üle 100 aasta vanused majad ilusad, et siis selle taga, kui te näete, siit peegeldub praegu hästi läbi, on selline niisugune uuemapoolne niisugune plastikust väike ehitis, mis mulle väga ei meeldinud. Ja siis ma tekitasin sellise suure nii-öelda ruudusvaatega maastikumaali siia, et nii-öelda enda vaadet aknast nagu paremaks teha. Ja ka ühelt poolt ta
ei ole ainult selline võib-olla tohutu maastikumaal ja ei tekita ainult seda tunnet, et ma olen looduse keskel, vaid tegemist on selle kujutatud tsunami-lained, mida ongi nagu erinevatel päikest, siis rohkem või vähem on, nagu rohkem või vähem näha. Et siis nagu see tsunami-laine tuletab mulle ka seda meelde, et kui ma selle 3 aastat majas olen elanud, sellesse majasse on nagu väga ära kiindunud sellesse materiaalsesse kehasse, et mul on nagu väga raske näha minna ja nagu sellest lahti lasta, et siis see tuletab mulle meelde või peaks tuletama mulle meelde, et tuleb äkki tsunami-laine ja puhub selle maja kõik minema ja enam ei ole midagi olevat siiski. See on täiesti reaalne võimalus, et kõik liiga kiindunud materiaalsesse ära. Jah, ja sellepärast olen ka minu nii-öelda see tipsportree, mina olen siin uurimusmütsis, et kui siis maja lähebki ära, siis vähemalt mina jään ellu ja saan uuesti alustada. Vahepeal küsimusi midagi. Vaatame, et kui ma mainisin alguses, ma kasutan seda maja ka stuudioks ja ateljeeks, et nüüd ma olengi saanud laieneda nii palju, et meil on keldris nii-öelda Flookasari tootmisliinid ehk siis töökoda, kus toimub kogu aeg 24/7 kunstitootmine. Võite sinna sisse minna vaatama, kõik ei mahu korraga ära, aga niimoodi õppida natuke mingi vaatama. Töötab ka liin nüüd? Liin töötab jaa. Nagu loominguline direkt või nagu mina siis kes see tasandab seda päris? Ei, see ongi see, et tegelikult see muuseum on siis ikkagi, kui mina olen nagu siin ka kohal, et kui mina olen kusagil välislähetuses või ära, siis tegelikult see muuseumit ei ole ja et see on selline spontaanne, et ikkagi kui ma olen olemas, siis ta on muuseum nii-öelda ja et ilma minuta on nagu ta ei toimi nii-öelda. Et mina panen sinna asjad tööle ja kõik Liin on väga asukad, millest sa rääkisid, et hetkel, kui nad tulevad koju magama, siis nad ühtlasi musealiseeruvad. No nad on ja osad, kes on praegu ka siin kodus samal ajal, siis nad on ka musealiseerunud. Põhimõtteliselt küll, et kõik, mis siin on nagu ja mina olen ka musealiseerunud, mu laps on ka musealiseerunud, kõik me oleme siin osa muuseumist ja see on see tore mõiste muuseumist nagu tulmed. Ja need on nagu tekivad uued asjad muuseumi kogus ja tal on spetsiifiline nimi, see on tulme. Ahah, okei, siis me oleme tulmed võib-olla jah. Jaa, aga lähme praegu sisse, kõik on külm, sinna tuulida välja. Lähme teisele korrusele.
raamatukogu, selline mitmefunktsionaalne raamatukogu. Vaatame, praegu on vaba. Meil on vaja võtta siin sisse. Ja, seekord ilma korrata, Siin korteris, see on siis nii-öelda minu ema korter, ehk siis kunstniku ema korter. Ettevaatus. Olge ettevaatlikud seal, siin on trepp selline järsk. Et see on siis kunstniku ema korter, et siit on võite ka näha, kust olen mina nii-öelda saanud oma ande ja sellised nobedad näpud ja töökuse. Ja selle installatsiooni nimi on spetsiifilisemalt Horror Vaaku. Sa vahepeal kommenteeriks, kuidas eilne Opi saade muidu meeldis, kuidas tundus endale? ei olnud pinni. Ei olnud pinni. Minu arust oli ka päris hea. Kaadrid olid ka head, nagu hea proportsiooniga, kuidagi hea operaator oli. Lähme edasi. Võrreldes Tallinna TV-ga, on ju. Vaatame seda korterit siin korter number 7, see on meil kõige populaarsem korter, nagu näete, see külastajaid praegu täis, kõik tahavad Mona Lisat vaadata, minna ja kõik tulete pärast poole, siis kuulete ka nagu sissepoole, et võite siia järjekorda võtta, praegu ei mahu sisse, siis siin vastas korteris, hakkab kohe video, see on toodetud 21 aastal tehtud video, need võivad sinna minna sissepoole, kes mahuvad, tahavad minna. Et see on juba erinevates kohtades ka eksponeeritud, hetkel on juba Tartu kunstimuuseum üleval. Et see on video, mis ma tegin, kui ma ise elasin selles korteris, sellepärast on eksponeeritud siin. Ja see video Estonian Dream räägib ühest tüdrukust, Eesti tüdrukust, kes Tallinna ööklubis kohtas meest, kes Ameerikast pärit meest, kellele ta siis järgnes nii-öelda Ameerikasse ja siis nüüd praegu elab Texases, USA-s ja see video hetkel ka, kus ta nii-öelda sõidab seal Texases autoga, teeb sellises farmilaadses kohas, mitte nii Texas, loogusrikkam koht, sõidab ilusti autoga, kuulab nii-öelda raadioautomatis seda Eesti nukitsemees tuntud kodulaulu, laulab kaasa ja siis nii-öelda filmib ennast. Et ta ongi see, et ta praegu peaaegu iga päev postitab mingit videot YouTube'i. Et tundubki nii, et ta mees nii-öelda käib tööl Ameerikas, aga tal endal ei ole väga midagi teha. Ta elab sellises farmilaadses kohas, kus ma ütlesin, tal on palju koduloomi. Siis ta teeb palju videosid oma koduloomadest, tal on kass ja koer, sellised väga fotogeensed. Et nendest videosid teeb palju endast videosid ja postitab, et olla nii-öelda kommunikatsioonis ja suhelda nii-öelda sõprade ja perega, kes siis Eestis on ja ka mujal. Ja see video nii-öelda räägib sellisest koduigatsusest ja tahtmisest nii-öelda olla nagu siin ja seal korraga. Ja ta kajastab tegelikult siin videos, kui seda Paikmanni nimele ja praegu kajas ja need helgid ka ülesse, et kena vaadata, et ma olen aga jah, et see on nüüd küll